Esmaspäeval toimus algklassi õpilastele Tammiku põhikoolis mäng muinasjutulaegas. Sellest võtsid osa õpilased 2. kuni 5. klassini. Enne mängu algust oli vaja selgeks õppida Hans Christian Anderseni muinasjutt Lumekuninganna. Mängu juhtis klubi erudiit juhataja Gradislava Jušmanova. Igal aastal detsembrikuus toimub rahvusvaheline turniir, millest võtab osa palju lapsi. Hiljuti tulid tulemused, mängisid 1600 võistkonda 120 erinevast linnast ning et edukalt võistelda, peab hoolikalt valmistuma. Kuna ma viin läbi 3 Kohtla-Järve koolis treeninguid lastele, siis algklasside õpilastele said suunatud just treeningud muinasjuttude ainetel. Detsembris me hakkasime lugema Anderseni muinasjutte. Kõige mahukama muinasjutu Lumekuninganna andsin ma neile lugemiseks kooli vaheajal ja selle muinasjutuga hakkasimegi mängima. Väikesed muinasjutu ja multifilmi teadlased osalesid haaravas mängus, mis koosnes 5 kirjalikust ülesandest, milles oli omakorda 8 küsimust. Tammiku põhikoolist treenib 8 võistkonda. Nad on jagatud 2 rühma vanuse järgi. Esialgu tulevad 2. ja 3. klassi õpilased, järgmises tunnis 4. ja 5. klassi õpilased. Peale selle, et me mängime läbi kõik küsimused, me võrdleme neid ka teiste koolide tulemustega. Mäng muinasjutulaegas aitab lastel õppida muinasjutte hea meelega. Tammiku põhikooli lapsed juba näitasid oma hiilgavaid tulemusi muinasjutu Lumekuninganna põhjal. Samuti toimus see mäng Ahtme gümnaasiumis ja Maleva põhikoolis.